Tere! Kes teab, kes on Tony Robbins? Oh my god, okei, nagu et no kes ei tea, seletan, et see on selline maailma kõige kuulsam, kõige kallim motivational, influential speaker, et tal on üritus, et kus ei ole 2000 inimesi, aga 100 000 võib-olla inimesi ja inimesed kõnnivad palja jalgu hõigelevad süütel ja niimoodi karjuvad, nutavad, laulavad, teevad kõike, et selline 2-meetriline näitleja näoga väga sellise seksika, madala häälega mees, et maailma suurim naeratus. Ja siis nagu, who are the winners? We are the winners! You will have success. Yes, we will have success. Selle sorti üritused. Et nagu. Ja kunagi aastal 2014 ma absoluutselt juhuslikult nägin YouTube'is videot, kus see mees rääkis oma uuest raamatust. Et väga uhke video. Jälle suur naeratus, maailma kõige kallim keraamika, et kuskil uhkes majas, et mitte isegi miljoni vaadega, aga 100 miljoni vaadega selline nagu pilt. Et, ja särk oli ka selline, et ma ei tea, näeb välja nagu miljoni maksab see särk. Et, ja kõik nagu transleerib, et mehel on edu, mehel on tervis ja mehel on raha. Väga-väga palju raha. Et, ja kunagi vaatasin ja nagu ta rääkis sellest, et tuleb välja uus raamat, selle raamatu nimi ongi Raha, Money. Ja selle raamatu sees on tema kogu elu tarkus. Et nagu kõik, mida ta õppis oma investeerimiskarjääril, selle elus, nagu kõik on selles raamatus, osta selle raamatu ja siis sa nagu oled edukas ja rikas. Paari nädala pärast jälle juhuslikult lennujaamast näen, et seisab raamat. Sama mees, sama keraamika suus, sama särk isegi. Money. Ostsin. Hakkasin lugema. 688 lehekülge. Ikka nagu palju tarkust. Loen. Saan aru, et ma loen lõpmatu Vanguardi indeksfondi sisuturundust. Et terve raamatu, kes ei ole seda raamatut kunagi ostnud, ärge ostke, ma ütlen, et nagu see ainuke mõte, mis on selle raamatu sees on, ostke indeksfonde. Punkt. Ma läksin vihateks, et ma ei ole elu sees sisuturunduse eest kellegile raha veel maksnud. Tulin koju reisilt, siis andsin selle raamatu investeerimisklubi raamatu kokku. Et võtke palun, aga ma hoiatan ette, et nagu see on täielik bullshit, nagu ärge seda luge. Okei. 10 aastat edasi, aasta on 2024. Mis ma nüüd teen? 2 korda nädalas ma ostan indeksi. Tipust. Ja väga hea meelega ka. Ma tegin nüüd arvutust, et oleks ma seda alustanud aastal 2014, kui ma lugesin seda raamatut, siis ma teeniks 19,5% iga aastaga 10 aastate jooksul. Aga aastal 2014 ma ei olnud valmis. Nii et ma lugesin raamatut, läksin vihaseks, kaotasin 20 naela, mida ma maksin selle raamatu eest ja kaotasin 19,5% aasta tootlust. Järgmine raamat minu elus on Dr. Elderi raamat Trading for Living. Lugesin seda juba ammu, et inglise keeles. Aga aastal 2017 Äripäev tõi Dr. Elderi siia Eestisse. Ja siis tal oli kas seminar, workshop, midagi selle laadne. Ja samal ajal Äripäev üritas mulle oma aastatellimust müüa. Nii krübe, et sorry, kuid ma ei saa seda endale lubada, liiga kallis. Et nii palju ma ei ole nõus, aga oleks see viidi odavam. Aga nii ta maksab, nii palju ta maksab.
okei, äkki tal on midagi kauba peale anda? No me ei tea, nagu ma pean oma ülemust küsima, ütleb see müügimees. Helistab tagasi, ütleb, tead, meil on Dr. Elderi workshop, et kui sa ostad aasta püsitellimust, siis me anname seda mingi võileiva hinnaga kauba peale. No okei, hea deal. Võtsin, käisin, sain doktoriga tuttavaks, et kuulsin veel sellest tema metoodikast, kuidas ta börsil kaupleb. Tulin koju, mõtlesin, okei, panen doktori proovile nüüd. Et mul oli 2 aktsiat Radarilt tol ajal. Üks oli Nordea panga aktsia, teine oli Daimleri aktsia. Et siis valisin neid, mõtlesin, et okei, proovin, kas päriselt töötab. No miks ma võtsin neid, siis ma olin valmis neid väga pikka aega hoidma. Et siis mis juhtub tüüpilise alustava treideriga? Et temast saab parimal juhul pikaajaline investor, kui ta kasutas oma raha. Kui ta kasutas võimendust, siis lihtsalt kaotab kogu raha. Et nagu okei, ma valmistasin ette, mõtlesin, okei, nagu kui läheb halvasti, siis okei, olen valmis nende aktsiadega pikema aja sõita. Aga mõlemad treidid olid edukad. Panin sisse 50 ja 50 000 ja paari-kolme kuuga võtsin välja 60 ja 80. Nordea äkki performance veidi paremini. Doktoril oli õigus. Kui tal poleks, siis see minu fuck up poleks minu moraalne vastutus olnud. Et loomulikult, kes on süüdi, et väga lihtne. Raha kaotaksin ise, aga loll oleks loomulikult see raamatu autor. Ja mina oleksin siis lihtsalt selline sinisilmne ohver, kes on raamatus pettunud. Nagu olin kunagi Tony Robbinsi raamatus samamoodi pettunud. Aga kui tõsiselt rääkida, siis seekord ma olin valmis ja ma kasutasin seda tarkust raamatust ja selle raamatu abiga teenisin raha. Mainisin seda kuskil Äripäeva intervjuus ka vahepeal ja siis sain kirja, et Äripäeva Juhan Lang kirjutab, et tead, nagu doktor ütleb, et palju õnne, aga seal raamatu sees oli kirjas väikeste nende väike selle whatever nagu oli kirjas, et see, kes teenib selle raamatu abiga $100,000 või euri, siis ta peab doktorile õlle välja tegema. Et siis ma mõtlesin, sa vana meister. Niimoodi, et müüd raamatud ja siis sul on selline veel üks passiivse tuluallikas sisse ehitada. Aga loomulikult, kui tuleb selline pakkumine, et elava legendiga niimoodi õlle välja tegema, siis mis ma ütlen, loomulikult hea meelega ja Juhan tule ka sinna. Et vaatame, kas see saab teoks ka äkki järgmisel nädal, ma ei tea. Aga loodame. Et sellest raamatutest, sellest kõrgem pilotaaž, kui lihtsalt kasutada seda, mis on raamatus kirjas, on, et kui sa võtad raamatu ja rakendad selles oleva valeme loominguliselt, nagu näiteks Äripäeva Anu Lill on teinud, ta võttis Arne Talvingu raamatu, kus mees kirjutab sellest, kuidas ta oma metoodikaga kaupleb Rootsi börsil ja ta rakendas sama valeme Ameerika aktsiaturul. Et tulemus on minu teada muljet avaldav ja ületab indeksi tootlusid ka, et müts maha päriselt. Ja viimaseks, mul oli alati elus selline teadmine, või nagu iga investor võib olla, et mõtleb selle, mida vanem sa oled ka, rohkem mõtled siis, mis juhtub, kui ma kaotan kõik oma investeeringud ja jään oma kapitalist ilma, mis ma siis teen. Ja mõtlesin, mul on see plaan B siis, et ma lähen postiljoniks. Ja kui selgub, et see töö on kuidagi liiga raske või liiga keeruline, siis ma lähen äkki poliitikasse. Aga nüüd mul on siis veel üks tagavara variant, et saab ka börsikauplejaks, kui
kui vajadus on. Ja ma eriti ei kauple, sest mul ei ole nii tugevat närvi ja mul tundub, et see börsi kauplemine on nagu Jaak hommikul meile rääkis, et nagu jooksid alati vihma sees ja terve päev oled märjad püksid jalas niimoodi. Aga tänu selle raamatule ma oskaks siis börsil kauplema. Ja kokkuvõtteks siis ärge lihtsalt lugege raamatuid, et inimesed ju ostavad neid raamatuid juurde, loevad, ei tee mitte midagi. Et olge valmis neid uusi teadmisi ka päris elus rakendama. Ja kui liiga hästi ei lähe, siis olgu alati see raamatu autor süüdi. Aga kui läheb hästi, siis võib ju autorile otse öelda, et teil oli õigus, aitäh, doktor Elder. Ja aitäh teile ka.